On 2. augusti 2024. aasta ilus suveõhtu. Kell 10:30 õhtul liiguvad Raplamaal Sikeldi küla juures 2 noormest jalgratastega teepervel teineteise järel Rapla suunas. Tagant läheneb neile sõiduauto Ford. Sõiduauto kiirus on lubatud piires. Masinaga tabab selja tagant mõlemat ratturit, kellest vanem 15-aastane noormees hukkub koha peal. Noorem 14-aastane saab tõsiselt vigastada. Rapla kohtumajas alustati täna selle kriminaalasja menetlemist. Selle sõiduki roolis oli samuti noor mees. Toimus liiklusõnnetus, milles süüdistatakse Mardo Merilat, et ta oli liikluses ettevaatamatu, rikkus mitmeid liiklusseaduse nõudeid. Milliseid liiklusseaduse nõudeid antud juhul rikuti? Sõiduki juht peab olema tähelepanelik ja eriti siis ka jalgratturitele, kes on liikluses nõrgem pool jalgratturite suhtes. Kuna tegemist oli ka veel alaealisega, siis ka alaealiste puhul tuleb liikluses olla eriti tähelepanelik. Samuti ei jälginud ta siis neid liiklusolusid, ei kohandanud oma sõidukiirust vastavalt siis olukorrale, mis võimaldaksid eesseisva takistuse ees pidama jääda. Need ongi need peamised rikkumised. Kiiruse ületamist ei ole sellel juhul tuvastatud. Lubatud kiirus oli seal 90 kilomeetrit tunnis, juht oli kaine. Algselt aga kahtlustati rattureid selles, et nad kaldusid sõiduteele. See versioon on nüüd maha võetud. Näitabki see kohtueelne menetlus tegelikult seda, et need esialgsed väljaütlemised ka siis ajakirjanduses politseiametnike poolt olid ennatlikud ja tekitasid sellega ka siis kannatanud perele hingelisi läbielamise. Mardo Merila tunnistas ennast kohtus süüdi. Pigem toimub vaidlus selles menetluses just tsiviilnõude ümber. Kohtulik uurimine on vajalik selleks, et kõik tõendid ära uurida ja et kohus saaks otsustada, milline on õiglane ja asjakohane karistus ning loomulikult on oluline küsimus ka kannatanute tsiviilhagis. Kindlustus on neile hüvitanud mõlemale vanemale 20 000 eurot ja hukkunu vennale 6 000 eurot. Kannatanud leiavad, et see on liiga vähe, nad peaksid saama suurema hüvitise ja see jääbki kohtu otsustada. Hukkunud noormehe vanemate elu on samuti pärast seda traagilist õnnetust olnud keeruline. Üldsus unustab, aga minul on ikka majas on ja jääb tühjaks üks tuba. Ei oska öelda seda. See on kolossaalne kahju on tekitatud, et ma ei ole ise, ma arvan võib-olla, et leinagagi jõudnud tegeleda, et kogu see kriminaalprotsess ja kõik see ootamine ja asjad, et see on niisugune, on liiga aeglane ja siis, kui sa kuidagi oled saanud selle kuidagi taha tuppa ära peita, enda aju kõige viimast tuppa, kus sa ei käi, et siis nüüd hakkas see uks hakkab uuesti lahti käima seal, et ei oska kommenteerida, kuidas siit edasi vaimsel tervisel läheb. Isa soov on, et kohus mõistaks õiglase karistuse. Pigem on ta kogenud seda, et erinevate liiklusõnnetuste puhul seda siiski öelda ei saa ning karistuspoliitika tervikuna selles vallas on jäänud elule jalgu.